Kui vana siis on Juss umbes? Mina te tea, arutanud ise, kui 3-kuune oli, kui tõi. Ja vana siis on. No. Siis me peame teadma, mis aastal seda tõid. Võtta siis taha, kui 34 aastat. 34 aastat võtta maha 93-st. Ehk Juss on 34 aastat vana. Ja. See on ikka päris vana hobo juba ju. Kui suur maaala tal see on? Ei ole, mina ei ole mõõdumees, me ei tea. Mina maamõõt ka ei pole. Mitte kedagi meil ei tea. Meil pole mitte kedagi. Siit saame sisse, jah? Jah. No. Kuidas on see? Nii. Nii. Ja nüüd meil segemini kohe sellepärast, et me tormaga siia ullari. Noh, tulge nüüd sisse, ahvipärdikud. Noh, oota, just tässä nina peale meni eeste. Hei! Ho, 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 ho. Noh, tule siis nüüd. Nüüd võib minna sisse, jah? Ei tea, kui julge sa oled. Ma arvan, et parem on, kui sa ei lähe. Tule sealt tähe juurest, mine juurest tähe mine. Võtta su pio. Sassi ta siis sööb ka? Hobuse toitu. No mis hobuse toit siis tal on? Praime kartult. Meie kaks pensionäri ju. Me tegime kahekest terve elutööd. Me kõndsime, me käisime väljas. Me olime noor hobo oli, käisime väljas, mul oli sünnipäev. Laugsime ree peal õhta, öösi läksime reega siit metsast läbi. Ma ei tea, elu oli minu arust teistmoodi, kui me noorem oli. Aga no nüüd on ise otsas, hobo otsas, kõik on otsakorral. Kas tema on siis ikkagi tööhobo või? Tööhobo. Me oleme kartuli pannud, me oleme kartuli võtnud, me oleme hästi, me oleme vedrutanud, me oleme kõiki teinud. Ja kui palju mul hobuse taga loha on. Jah, ta oli siukse, kui ta taga hakkas, noor hobune oli. Või ta võttis meil mitu korda loha taha. Oli paelast kinni, et lahti ei lase ja toistas üle kivid üle käändudes metsa. Siis jäi pidama. Ja siukest sõitu tegi möökara, oleks siis pildiaparaat olnud inimesel. See oleks üks siuke eluanne mälestus olnud. Hobo läks. Vaata, mede hobusel oli siuke komme. Ta oli, kui ohjad läksid, kui sa peal istusid, kui sa temaga rääkisid, et mine, on ju, et mine, ta läks ilusast. Aga medevannal oli siuke komme, et medevanna ei viitsinud rääkida hobusega. Võitis ohjad kätte ja pani niimoodi külge pealt, niimoodi plaksti hobusele. Sellest oli temale küll. Nii läks kargama. Lükkas vana. Rattad olid kahe ratta peal, sõitsime, me oli taga otsas. Elas repsid väljapool. See oli üks siuke sõit, et see oli põrgu sõit ja ma ei usu, et me üldse sinna eluse jääme. Medevana kukkus puuägi või ratas ja kuradi ader oli veel. Vana saadi sealt torni otsast maha, hobusele perse. 2 jalga oli jarkis, perse oli loha. Perse juuris loha maa peal. 2 jalga olid aesta peal ja ohjad olid loha. Vana karjuvad võtta ohjad. Ja üks moment oli puudu, oleks siis hobune naabal õnne olnud, et oleks hobuse sinna ohja kehra peale astnud. Siis mul ei oleks hobuse ohja enam olnud hobusele ohjadelt kõhu all. Ja siis hobo oleks läinud ja meitega teinud, mis tahtnud ise. Ja siis ma sai selle ohja käde ja ma naabale lõhksi seda suuauku, kui hobusel on karga ja hobo, kui tal piand vasta rendu all. Siis et hobust kinni enam ei pea. Siis ei pea sa hobust kinni. Aga kui sa hobusele pea selga saad, siis hakkab ju võim tulema. Sa oled siis ise suur loomaarmastajana aru saaja. Me armasta kõiki loomu. Üks loomaarst ütles, ootas hobust ja ütles, et selle loomal on olnud terve elu üks väga hea toimendaja. Ja kõik loomad, mis me oleme kasvanud, kassid või koerad või hobused või lehmad, kõiki, mis me loomad on, kõiki me armastame.
aga praegu on nüüd siuke jõuluaeg on see, et kas sa oma luumele ka mingit kingitust teed või siia Jussile? Jõuluaegas esimese uiastapäeva jõulupõhtana ka leiba. Ning esimese uiastapäeva tuu kõikile leiba. See on see komme, andaks hobusele kohe.